nii et esimese asjana tahaks kohe hüüda, et emadepäev on täna ja see on üks niisugune huvitav, kas just nüüd huvitav, aga on ju olemas isad ja on olemas emad. Aga täna on just see emadepäev ja minu tänase jutluse pealkiri on emade terve tasakaal. Ma loodan, et ma suudan selle teema selliselt täita, et sa võid pärast öelda, et ma olen julgustatud. Ja vaata, kõik asi ei olegi nagu meie käes, ära korraldada, ära teha. Aga ma võin sulle öelda, see, et sul on ema või et sa ise oled ema, sa oled saanud emaks, see ei ole sinu teha. Kas see šokeeris sind? Noh, eks ju, tegelikult see on ju Jumala poolt seatud asjad, need ei ole meie, oi, mina nii õudselt tahtsin emaks saada, need sain, mõni tahab eluaeg, ei ole saanud. Aga ometigi näed, on võimalik, ta ütleb lausa sigimatu saab ka emaks ja neil on palju rohkem lapsi kui neil, kes on sünnitanud, eks. Nii et ma räägin, et Jumalal on kuidagi nii võrdselt kõik seatud ja vahest me lihtsalt ei näe seda. Me oleme oma asjades kinni, aga täna, enne kui ma siit jätkan, ma tahan lihtsalt õnnistada kõiki emasid. Nii et panin omal väiksed punktid kirja, et ma ei ära unustaks, nii et ma tõesti õnnistan kõiki emasid, vanaemasid, kasuemasid, kõik, kes täidavad ema rolli, ema vastutust. Mõnedel on õde selleks, mõnedel on võib-olla tõesti tädi ainult, täiesti võõras inimene. Aga ma tänan issand selle eest, et meil on emad ja emade lapsi ma õnnistan Jeesuse nimel. Emade kohta, emade põhiolemus on olnud leebus, trööstija, juhataja, helde, ta loodab. Ja piiblis on öeldud, see, kes tahab olla Jumalale meelepärane, see peab uskuma, mis on sõnas kirjas. See peab armastama neid inimesi, kes on tema ümber. Ja ta peab kõik andestama, sest Jeesus on talle kõik andestanud. Meil ei ole ühtegi reeglit, mille kohta võiks öelda, mul on piisavalt põhjust mitte andestada. Ja ma tänan isa, et täna ma võin paluda, et nii nagu sa räägid Malaakia kirja lõpus, sa ütled, et sa lased Eelia vaimul tulla maa peale. Ja sa ühendad jälle, see on lõpuaja märk, see on viimase aja märk, et sa ühendad vanemate südamed laste poole ja laste südamed vanemate poole. Jumal ütleb, et ma ei peaks lööma maad needusega. Issand, ma õnnistan emadust, ma õnnistan isadust, ma õnnistan, et on palju vaimulikke isasid, ma kuulutan, et on palju vaimulikke emasid. Ma kuulutan Jeesuse Kristuse nimel ja mul on eesõigus õnnistada igat ema, kes ütleb, et ma olen läbi kukkunud. Jeesus, me täname issand, et igaüks võib tõusta ja alati meelt parandada, aga me ei pea mitte kunagi ennast võrdlema kellegi teisega. See on tänulikkus, see on õnnistus Jumala ees, et ta on seda lubanud. Mina tahan paluda, naised, olge targalt julged, omades maitset, oskust, tarku valikuid teha. Ajaloo vältel on naised teeninud, me teame, mitte kauges ajaloos, osad naised on teeninud oma kodudes nagu orjad, eriti laste kasvatus on põhiliselt olnud naiste õlul. Mehed tulid koju puhkama. Ma palun ava nii meeste kui naiste südamed ja igasugune konkurents ja hukkamõist saaks läbi lõigatud, hävitatud kuni juurteni. Pane meid seisma, mees ja naine, õlg õla kõrval, sind teenima, igaüks oma kutsumises. Ja ma tänan issand, et paljud kirikud ei luba naisi juhi positsioonidele. Aga ma tänan, et meie võime öelda siin Euroopas, et meil on naised edendanud kirikut. Naised on väga kaua arendanud ja elus hoidnud ja olnud ustavad nendes kogudustes Jeesuse Kristuse nimel, mis on siin ka meie Eestimaal. Isa, ma õnnistan, et koguduses on olemas vaimulikud töötegijad, nii mehed kui naised. Tänu sulle, issand, Jeesuse nimel. Aamen. Ja siis ma läheks nagu selle mõttega edasi, et kust ma seda siis nüüd nii väga võtan, et see emadus on niisugune, tema on leebe ja trööstija ja mul on täitsa piibli kirjakohad selle kohta, eks ole ju.
aga alustan kõigepealt Thessalonike kirjast, võtta 2. peatükk ja 6, 7, 8 ma mõtlesin lugeda. 1. Thessalonika 2. peatükk. Ja siis tekib siuke tunne, et et kui mina olen nüüd siis, läheme selle sama teemaga edasi, kui mina olen näiteks ema või keegi, kui mina olen ema, siis mina tahaks, kuidas ma tahaks ema olla. Ütleme kõik väga hästi tahaks ema olla. Aga ma ei tea, kuidas mul see välja tuleb, ei tea. Kas ma olen ema? Jaa, ma olen ema. Kas ma olen läbi kukkunud? Oi, ma arvan palju kordi. Aga see ei muuda seda, et ma olen ema. See ei muuda seda, see, et mul on lapsed, see ei muuda seda. See, et ma ikka kannan hoolt nende eest, mis sest, et nad ei ole enam mu kodus. Minu ämm tavatses öelda niisuguse lause. Kui lapsed on väikesed, siis on see raskus su põlvedel. Aga kui nad kasvavad suurteks, siis on see raskus su südamel. Nii et minu meelest nii ilus ütlemine. Ja tegelikult mina mõtlen, kui minul ei oleks Jumalat, kuidas ma saaksin oma lapsi üldse hoida? Nad on igaüks oma elu elab, igaüks oma, isegi erineval maal, eks ju. Mismoodi ma saan? Niuke tunne nagu, nüüd on pühin käed puhtas, katsuge nii siia hakkama, saad maal oma töö ära teinud. Ma ei saa, mu süda on neid täis. Ma ei saa neid kuskile panna. Nad on alles mu sees ja ma usun, isadel on samasugune mõistmine ja teadmine ja kui see kiri ütleb, ma ei otsi kiitust inimestelt ega teilt ega mujalt. Kuigi me kui Kristuse apostlid oleksime võinud olla tähtsad, vaid me olime malbed tee keskel. Nii nagu toit ja ema, vaata kuidas apostlid kasvatasid kogudust, võrdles malbe emaga, eks ole. Nüüd sa tead, kus see tulnud on. Malbe emaga, nii nagu toit ja ema hellitab oma lapsi. Nõnda oleksime meiegi hellusest teie vastu andnud hea meelega teile mitte üksnes Jumala evangeeliumi, vaid ka oma hinge, kui te olite saanud meile armsaks. Nii et nad oleks võinud olla tähtsad, me võime, tead, ma olen ema. Võid ju olla tähtis kodus üksinda oma ette. Aga me oleme leebed, malbed. Ta ütleb lausa imetaja ema. Ta ütleb Jeruusalemma kohta või seal Jesaja kirja lõpus. Tulge, ma trööstin teid, minu kogudus. Trööstin teid nagu ema rindadega. Ma tulen ja toidan teid. See on see kõige esmane, kõige puhtam toit, mis üldse olla saab. Nii et Jumal tuleb ja toidab meid. Ja sama mõtet kinnitab ka Jesaja 66:13, otse kui trööstiks teid ema. Nõnda trööstin ma teid, Jumal ütleb enda kohta. Ja teid trööstitakse Jeruusalemmas. Teid trööstitakse, kus te siin olete, te olete Paliveres, mõned on Taeblas, ma ei tea, seal, kus on kogudused. Sa tuled kogudusse ja Jumala sõna teeb oma töö. Isegi kui sa nagu mõtled, praegu hetk, teen ühe väikse pausi, pausi peal kõik. Kas ma juba sain midagi? Kas ma sain? Ei, ma ei saanud veel. Siis kuula edasi. Aga ma usun, et sa võib-olla alles hiljem koju minnes, see hakkab sinu sees ühte tööd tegema. Mina räägin, aga kui selle taga on Jumala sõna, siis see on elav, see on tõhus, see on nagu kahetäraline mõõk. See lõhestab hinge. Tead, ühtegi operatsiooni ei saa teha nii, et sa võtaksid kätte skalpelli või mõõga ja lõhestaksid ära oma hinge. Mismoodi? See pole võimalik, eks ju, füüsilises maailmas. Aga Jumal ütleb, mina saan minna sinna hinge sisse. Ma saan tervendada, ma saan lõigata läbi hinge luu kuni üdini, kuni meelsuse mõtete muutuseni. Vaata tead, ükski inimene ei saa teist muuta. Ükskõik, kuidas me tahaksime oma abikaaslasid muuta, ei saa, kui Jumala armastus ainult saab seda muuta. Nii et meie asi on siis edasi armastada. Leidsin veel õpetussõnad, oli ilusti öelda, pane tähele oma isa õpetust ja oma ema juhatust. Piiblist me näeme, mismoodi Eesavi ja Jaakobi ema, kuidas Jaakob kogu juhatas Jaakobit. Ta nägi, et Eesav oli nagu nii isa poolt eelistatud, seda muudkui õpetas, eks ole. Mine tee seda, mine võta sealt. Nii et piiblis väga palju, kuningas Taavet, kõikide emad on nagu väga piiblis, kui sa hakkad vaatama, ära on nimetatud alati kelle, kes on ta ema.
no ükskõik, kus sa loed seda nimekirja, see kuningas oli see ja see, ta oli selle tütar, eks ole, see ema. Niisiis, veel üks tänu Jumalale on laulutes 66:20 ütleb, tänu olgu Jumalale, kes ei ole heitnud kõrvale mu palvetega, et sa ei ole ära võtnud mu palveid kõrvale heitnud, ära võtnud mu heldust, oma heldust. Vabandust, et kui sa mõtled praegu, et no jah, lapsed seal, kus ma tean, ma palvetan siin või palvetan seal, eriti ma tean, kui lastel olid eksamid või mingid asjad. No niisugune tunne, et ma siis, noh, vaata, meil on üks teine relv veel, me palvetame ju vaimuseks. Ja siis mõtled, et vahest mulle tundus, et ma palvetasin selleks, et ennast rahustada, et mitte närvitseda. Ka see on omal kohal. Niisiis, et sa ei ole heitnud kõrvale meie palved, ükskõik millal me need oleme palvetanud ja sa ei ole võtnud meilt ära oma heldust, Jumal. Aga nüüd võta Rooma kiri lahti, 8. peatükk ja seal on salmidest 24-28. Kas te olete nõus kaasa lugema? 24:5-6. Kas oled nõus, Monika, lugema? Otsi üles Rooma 8:24-25 ja Lea võib-olla loeb siis sealt kuni 28. Leitsite üles? 24. 24:5. Tähendab Rooma 8. Ja 8. peatükk ja salmid. Rooma 8. peatükk just. Et Monika loeb siis 2 salmi ja Lea loeb 3. Nii. Rooma 16 on viimane, Rooma 8. 8, jah, aga salm oli 24. Nii. Lähme 24. juurde. Jaa. Nii. Sest me oleme päästetud lootuses, ent juba nähtava lootmine ei ole lootus, kes siis loodab seda, mida ta näeb. Jah. Kui me aga loodame seda, mida me ei näe, siis me ootame seda kannatlikult. Just, Lea. Samuti tuleb ka vaim appi meie nõtrusele. Me ju ei tea, kuidas palvetada. Nõnda nagu peab. Kuid vaim ise palub meie eest sõnatute ägamistega. Aga südamete uurija teab, mida vaim taotleb, sest Jumala tahtmise järgi palub ta pühade eest. Ent me teame, et neile, kes Jumalat armastavad, laseb Jumal kõik tulla heaks, neile, kes on tema kavatsuse kohaselt kutsutud. Ma pööran eriti sellele 26. salmile. Vaim tuleb appi meie nõtrusele. Me ei tea, kuidas palvetada. No kuidas ei tea? Palvetan oma lapse pärast. Palvetan oma poja pärast. Palvetan eksam läbi. Aga kus sa tead, mis situatsioon tal seal on? Ta on ju kodust kaugel. Kuidas sa tead, mis olukord on? Kuidas sa tead, kuidas on õpetajad tema suhtes meelestatud? Tegelikult sa ei tea kõike nüansse. Sa ütled, ma ju palvetasin, aga tead, vaim on meile antud Jumala poolt. Ja see on üks imeline Jumala kuningriigi õigus ja tarkus, sest ta ütles, ärge ennem kuskile laiali minge, kogunege ülemisse tuppa, te saate püha vaimu. Ja püha vaim juhib teid kõiges. Ja siis ta ütleb, et siis ta maristin teid püha vaimuga ja püha vaim palvetab teis ja siis see on teile abiks. Sest sa ei tea, piibel ütleb selgelt, tead, sa ei tea alati, mida palvetada. Kui sa arvad, et sa oled nii teadja, aga piibel räägib seda, et sa ei pruugi teada kõike nüansse, aga ütleb, mina küll ei julge palvetada, mina ei tea, äkki see keel ei ole õige keel, äkki saatan tuleb siia vahele ja siis ta ütleb, kuule, lõpeta ära kahtlemine. Iga asi, mis sa kahtled, on kuradist, tõesti, ära kahtle. Sest kui sa oled Jumala käest keeled küsinud ja sa palvetad nendest keeltes, siis Jumal ütleb, sinu vaim kasvab.
saab palvet ja tead kõige huvitavam, kui beebi hakkab, areneb, tema keel areneb. Mina tean, minu üks sugulane on. Nad on, tütar sündis kuulja, aga isa ja ema on mõlemad vaegkuuljad. Ema on, veduripilet ainult kuuleb, nii on diagnoosis. Nii, tohutult aktiivsed noored inimesed, tippsportlane olnud, mis kõik tead inimesed ja laps sündis kuulja. Tema keel, kuidas ta areneb, kui ta suhtle teiste rääkijatega. Aga püha vaimu keel on üks huvitav asi. Mul ei ole selleks vaja teise keelt kuulda. Ma ei pea kuulama Lea, kui Lea palvetab, kuigi ma võin seda teha. Aga minu keel sellepärast ei arene. Saad mu mõttest aru, eks ole. Et see on imeline. Ma palvetan seda. Kellele? Jumalale. Oma Jumalale ma palvetan, see on üks avatud palve, see on üks palve, mida ma ei saa ise kontrollida, sest teate, kuidas me hakkame alati kontrollima. Isegi kui tuleb meil tarkuse ilmutuse vaim Jumala käest, mingi sõnu tuleb, ma hakkan seda juba tead kuskile korraldama, ma hakkan seal juba midagi vahele mingeid lauseid tegema, siis ma vahest mõtlen, jube tark on kohe ruttu üles kirjutada. See on Jumala eriline and keeltega rääkimine. Ma ei saa seal mitte midagi ja mõni ütleb, et tal on hirm nagu rääkida. Kuule, see küll ei saa Jumalast olla. See ei saa olla Jumalast, sest see and on Jumala käest. See, kes sulle hirmu toob, on saatan. Nii et ütle lahti sellest. Ma ei kavatsegi oma suud. Ta tahabki, et sa oleksid vait. Ta tahabki, et sa ei palvetaks keeltes. See on nii, temale meeldib see. Ära palveta, siis sa ei tea iialgi saladusi. Tead, kui sa palvetad keeltes, sa oled alati saatana strateegiliselt mitu sammu eespool, sest sa palvetad vaimus. Ja vaim teab, mis Jumal tahab. Nii, kui sa palud Jumalalt ja ta nende tõotuste põhjal, siis sa tegelikult, ma taotlengi seda, mitte mis on minu tahe. Vaid ma taotlen. Ma võin öelda, ma taotlen niivõrd head asja, ma taotlen, et mu lapsed saaksid, ütleme, kui nad oleksid veel kooliealised või ülikoolis või mis iganes. Nad praegu eriti ükski ei ole kuskil koolis õppimas, aga nii kui me ütleme elukool ja me oma töökohtades peame kogu täiendama, eriti kes töötavad inimestega, on need pedagoogid või mis iganes töötajad, siis sa mõtled, et kas ta annab mulle üldse teada iga asja, mida ta teeb ja õpib, eks ole, vaevalt. Aga tead, võib-olla tal seekord oli ääretult vaja minu palvetoetust. Ja siis sa palvetadki keeltes. Niisiis, tead, huvitav asi on see, et tegelikult mina näen sind, see on üks ilus maja, mille sees sa oled, see on päris sinu olemus, eks ju, niuke nägus, aga tegelikult on ainult see maja, ma näen ainult maja. Sest Jumal ütleb, see on tempel, aga mis sees on? Jumal ütleb, mina olen vaim, et teie olete vaim, et teie sees elab see vaim. Ja kui see vaim elab teie sees, siis me tihti ütleme, tead, ühel korral, kui me sinna taevas jõudnud, siis me saame õnnistatud. Kuulge, mis te jamate? Kas te siis piiblit ei loe? Piibel ütleb, et teil on täna ja praegu vaja elujõudu siin maa peal. Palvetage keeltes, et see elamise julgus ja elujõud tuleks teile. No jaa, tead, minul on siin rasked olukorrad, asjad ja mida, kellel leina, tõesti neid on, see käib eluga kaasas, käib. Kas ma jäängi sinna sisse? Kas see on Jumala moodi? Tead, ma ütlen sulle saladuse, kes tohutult mineviku peal mängib. Teate, kes see on? Oskate ise vastata mulle? Saatan. Saatana loomus on minevik, ta ei tea tulevikust mitte midagi. Tulevik on Jumala käes, Jumal planeerib. Saatan on see, kes teab su minevikku ja teate, ta ütleb sulle seda su mõttemaailmas. Ta ütleb, vaata, mida sa tegid siis. Vaata, just täpselt. Vaata, kas siin. Ja siis sulle tundub, et oi, aga see on ju tõsi, mis ta ütleb. See on täiesti tõsi. Tead, ma ütlen sulle, see võib näida tõena, aga see on, kui poolvale, siis ta on ikkagi vale. Sest tegelikult tõsi on see, mis on Jumala tõotuses kirjas, mitte see, mida see siinne maailm, see on ilus maailm, ma ütleks, Jumal on väga hästi meile selle loonud, aga see ei ole kõik, eksisteerib veel vaimne maailm. Nii, sinu ihu oleks täiesti surnud, kui seal sees ei oleks vaimu.
nii et võta nüüd vastu see, mida sa tegelikult, kes sa tegelikult oled. Vaim palvetab ideaalselt, kuna ta on ühendatud Jumalaga. Inimese olemus on vaimne olemus ja keeltega rääkimine ei ole selleks, et sa saaksid päästetud. See on midagi muud. Keeltega rääkimine see annab sulle elujõudu maa peal elada. Johannese 4 ütleb, Jumal on vaim ja sellepärast otsib neid, kes tões ja vaimus teda kummardavad. Ja mina olen siin, kujutage ette, mu piibel kõrval laua peal alles. Need kirjakood, mis mul olid trükitud. Nii, ma tahaks võtta praegu 1. Korintuse 14. Nii, kohe liigu 1. Korintuse 14. Ja sellest 14. võtame salmid 2 ja 4. Sest kes räägib keeli, ei räägi inimestele, vaid Jumalale. Sest keegi ei mõista teda, ta räägib vaimu ajal ju saladusi. Ja 4. salm, kes keeli räägib, ehitab iseennast. Prohvetlikult kõneleja ehitab aga kogudust. Niisiis, ära lükka edasi, kuna seda aega, et palvetada keeltes, see annab sulle tarkust, see annab sulle, laiendab su vaimu. Näiteks Rick Renner oli see, kes ütles, et tema kirjutab väga palju raamatuid ja vahepeal talle tundub, et ta on nagu niisuguses kohas, kus ta ei oska edasi kirjutada. Ta ütleb, siis ma palvetan keeltes. Ja tead, mu vaim, see tuleb sinu siia, see tarkus. Ja kui palju sul on olukordi elus, ma ei tea, kuidas seda teha, ma ei tea, kuidas lahendada, kuidas mu see õnnestub. Okei, ma võtan kätte ja ma lihtsalt palvetan keeltes. Ja mingi aeg sa saad aru, tarkus tuli sulle, sa oskad edasi minna, sul on edasine juhatus. Niisiis, see on see, mille kohta siin ütles Jumala sõna, et kui sa oled sa ema või oled sa isa, sa oled vaimulik olend ja laiendama telgi vaiu, laiendama territooriumi, mismoodi? Aga keeltes palvetades, vaimus palvetades, su ajusse tulevad need tarkused, seadista oma vaimulik antenn või kuidas selle kohta, raadiosaatja või? On ju, seadista, keeltes palvetades sa seadistadki selle. Püha vaim on and kirikule. See on suur and kirikule, on püha vaim. Meil on oma konstitutsioon, ma näitan sulle, kus on meie konstitutsioon. Näe, see on meie konstitutsioon. Jumala sõna ja vaim sinu sees kogu aeg areneb ja täiustab. Ja kui nüüd mõtlen, et mismoodi, siis nüüd alles siis ma hakkasin nüüd nagu Jumala tahtes liikuma, kui ma sain püha vaimuga ristitud. Tegelikult ma näitan sulle, et piibel räägib sellest, et sa oled juba algselt. Nii need emad, kellel on lapsed, mõtle, kuidas minu laps saab päästetud, kuidas ta saab nüüd seda teist. Sinu palveta. Tead, piibel ütleb nii selgelt, Galaatia 1:15, sind valiti juba ema ihus. Ema ihus täitus ta püha vaimuga. Teate, see käis selle Elisabethi poja kohta, eks ole. Aga miks mitte? Mina tean seda, et minu õde ütles, et tema viimane laps täitus juba ema üsas püha vaimuga. Hüppas nagu hirmus. Ja siis kui ühesõnaga ma tean, et meil oli seal suured konverentsil ja ta oli veel siuke, ta ei kõndi, natuke juba roomas, aga ei kõndinud. Ta oli emmes üles ja kui ülistus käib, kõik, ma tean, et mitmed inimesed, kuidas on võimalik üks beebi niimoodi ülistada. Saad aru, temal olid esimesena käed üleval. Tema oli niimoodi tiius üles ja siis see ainult ülistas. Ja kõik, mõni inimene pisar jooksis see, et ta nägi beebit ülistama, see pani teda austama Jumalat, sest see oli niivõrd suur ime. Kes pani tema sisse selle tahte ülistada, kus kohast see tuleb? Ja tead, kui mul ei ole seda Jumala tahte, Jumal anna mulle see. Kui keegi nad siin koguduses räägivad või ma loen piiblistki, kiida hing issandat, kiida kõiki tema häid tegusid. Ma ei tea, polegi ühtegi head tegu. Aga palveta, et Jumal näitaks sulle, sest ei ole võimalik, et ta ei ole su elus ühtegi head tegu teinud.
ei ole võimalik lihtsalt, sest ta juba siis, kui mitte ükski inimene ei ole valmistatud siin maa peal kuradi poolt. Ta ei ole võimeline looma ühtegi inimest. Kõik on Jumala poolt valmistatud. Nii et see toob meile emadele väga suure julguse, omades ise muidugi seda, et Jumal on meie. Ja tead, kui tore oli see, et ta ütles Sakariale siis, kui ta oli seal teenis, vana mees, sa tead seda lugu, kui Sakarias ja Elisabeth terve elu tahtsid last, lõpuks ta teenib ja siis tuleb ingel talle sinna kõrvale. Ja siis ta räägib talle, et talle sünnib poeg. Ja teate, mis ta ütleb ta poja kohta? Ta ütleb niimoodi, enne enda poja sündi. Temast on sul suur rõõm, hõiskamist ja paljud rõõmustavad tema sündimisest. Ja kui ma ütlen siis, et mõtleme Johannese peale, palju neid hõiskajaid oli seal? Ümber tema kindlasti oli need, kes said aru päästest. Aga alati on see, et kõik, öeldakse, et kui ütleme enamus karjub ühte sama asja, siis see ei pruugi olla tõde. Eks? Nii et temast ta on suur rõõm, ta on paljudele rõõmuks. Täpselt sama on 139, 13, 17 on see mõte, et sa valmistasid mu neerud mu ema ihus. Olen loodud kardetavalt imeliseks. Nii suur on Jumala mõtete hulk minu kohta. Seal täpselt ta ütleb sellest 139, et Jumala mõtted minu kohta ei ole niisugused piiratud mõtles, sünniks tore inimene, tal on kõik tuleviku mõtted sinu kohta, tal on kõik oleviku mõtted, tal on igatsused sinu kohta. Jumal on palju suurem. Ja tead, kui ma nüüd mõtlen, et ma olen ema, muidugi ma teadsin seda enne, ma olen seda uurinud, aga tead, vahest on justkui vaja taas ennast julgustada nendes asjades. Ma ei pea muretsema, millal, kuidas, mismoodi, kuidas mu lapsed oma Jumala kutsumist täitma hakkavad, kuidas nende kutsumise võidmine nende ellu laskub. Aga ma palvetan selle pärast. Ma võin teile öelda, iga päev palvetan. Ütlen selle lause eesti keeles ja siis panen edasi keeltest. Sest ma ei tea, kuidas täpselt teha see palve sünnib. Nii. Ja nüüd juhtub niimoodi, et mõni ütleb, et laulud 22, 10-11. Ma ütlen mõtte, sa ei pea otsima seda praegu. Ta ütleb, et kui keegi on nüüd jäänud lapse ootele, on need isegi, piibel räägib isegi, kui hirv on poegib, et Jumal avab selle emakoja, et see saaks sündida. Ta tõi nad üsast välja, kaitses mind mu emal rinnal. Ema üsast alates, oled mu Jumal, ole mu ligi. Jeesus vaatab meie välistest, meile näivatest, mingid välised probleemid on meil ja me näeme, oi, see pole nii nagu see. Võib-olla sa ei mõtle üldse nii, aga mina tean, et teismelisena mõtlesin palju rohkem niimoodi. Näe, tema on palju täiuslikum, tema on palju ilusam. Nüüd ma olen tükki aastaid elanud juba, ma ei mõtle üldse nii, aga ma mäletan teismelistena, oi, kuidas me arvustasime. Me kogu arvustasime ennast. Aga kui tore, kui sa oled ema, kes tead Jumala sõna või tead isa, kes tead Jumala sõna, ütled, ma ei hoia sind siin kodust kinni. Ma palvetan, et sa saaksid tiivad, et sa saaksid ennast teostada, et sa tunneksid rõõmu. Mitte hoian sind kinni enda juures, olen meie juures. Kus sa lähed Ameerikasse? Mis sa teed? Võõral maal, pole sul seal mitte midagi teha. Aga minu laps kujutate tahtis minna. Hirmsti tahtis. Ma ei tea, kes teda taga kihutas. Kus see tuli? Ei tea. Täitsa rahul paistab olevat. Niisiis. Isegi kui me eksime, nii nagu juhtus Peetrusega, ta ütleb lausa niimoodi Jeesus, et ma palvetasin Peetrus sinu eest, saatan tahab teid sõeluda nagu nisu, aga kui ma olen sinu pärast Jumalat palunud ja see käib ka meie laste kohta ja üldse meie lähedaste kohta, ma olen palunud, et kui sa siis sellest olukorrast, mis kitsikuses sa olid, tuled välja, julgusta teisi ka, on ju lihtne. Eks? Nii, veel nüüd ma panen ühe paugu sulle. Tead, naine on Jumala loomingu kroon. Seda on räägitud ja ma tahtsin seda sulle täna veel uuesti öelda. No mismoodi siis naine on parem kui mees? Mina ei tea. Mina arvan, et kõige paremad asjad tuuakse kõige viimasena.
ta lõi kõik tähed ja puud ja maad ja seemned ja liigi järgi ja veeolevused ja linnud taeva poole lendamas. Siis lõi Aadama mullane täitsa maast. Ja siis võttis sealt Aadama sees selle küljeluu. Ja nii nagu Aadam silmad avas ja nii nagu ta seda Eevat nägi. See on luu minu luust ja liha minu lihast. Nii minu moodi. Muidugi, kui sa jalutad siis kaameliga mööda tänavateks või no seal mis iganes paradiisis. Ta nägi, et see oli nii tema moodi. Jumal teadis, et ta vajab ühte kaaslast. Ja kuna, kas sina said võtta omale oma soo? Said sa ise omale sugu võtta? No ei ole võimalik, eks ju? Isegi oma vanemaid võtta. No täpselt. Ei saanud valida neid absoluutselt. Nii. Emadepäeval me mõtleme paralleelselt sellele, et kas me emadena saime anda endale võimekus olla ema. Ei, me õppisime seda. Me kasvasime selle sisse. Me ükskõik mis vanuses sa siis emaks saad, aga sa samamoodi. Oi, mina olen nüüd nii kaua oodanud seda emaduse aega, nüüd ma olen nii täiuslik. Ei tead. Sa oled samamoodi, kui laps nutab või mis iganes on hädas oma asjadega, sa oled samamoodi, ei pruugi teada. Tead, kui hea lahendus. Mäletate, mis ma ütlesin? Keeltes palve. Imeline asi. Ma saan oma lapsi aidata. Tead, kui ma vahest me tahame kõik, no mina olen küll olnud, tahaks kangesti kohe nõuandeid anda. Ära anna nõu, ole temaga kaasas lihtsalt. Ole ta kõrval. Sul ei ole vaja kogu tarku nõuandeid anda. Ole lihtsalt ta kõrval. Tröösti teda. Ütled, ma mäletan ühte tröösti sõna, mis minul oli üks kutt, kes mulle meeldis. Ja no nüüd pole mingi saladus enam, aga no siis ema teadis, et ma olen armunud. No ma ei oska öelda, kui vana ma siis olin, 15 või 16 või. Ja ema oli lihtsalt mu poolt ja ta kirjutas mulle laua peale niisuguse pisikese, mul oli see üks lühke paber jäetud kirjutus laua peale. Sõbrannaga käisime õhtul jalutamas, ema kirjutab, et Maarika unistab, siis pani selle poisi nime, niimoodi tõhtähe ette ja nimed. Ema annab lapsele lootusi. Rohkem, ma olin nii õnnelik. Ema mõtleb mu peale, ema annab lapsele lootust. No kas ei ole ilus? Me ei saa neile kõik asju, me tahaks neile kuldvaagnal kõik elu ilusad asjad kätte kanda. No ei õnnestu, noh. Kuigi vahest õnnestub ka palve. On ju? Enda saavad kuld otsa. Enda saavad kuld otsa. Niisiis, teate, olla ema ei ole kohustus ja mõnel ei ole ka see alati võimalik. Aga ometi ütleb Piibel Jesaja 2, hõiska sigimatu. Ei no mismoodi ma hõiskan, mul pole lapsi, mismoodi ma... Aga see on sinu otsus. Piibel ütleb, hõiska sigimatu. Kas sa pead pidu või ei pea pidu? Kas sa rõõmustad või ei pea? Sest tihti öeldakse, et kui vaimulikud emad kogudustes, mõnel on nii palju lapsi ja Tarek Printsist oli. Temal oli hästi palju lapsi, võtsid kasu lapsi tohutult ja Terek Prints ja kujutad ette, kuidas kellegi elus kui imelisi asju niimoodi, ja mõni võib öelda, ei, mina ei hakka siin mingeid, okei, sa ei taha, keegi sunni sul võõrast last kasvatada, mitte keegi sunni, kui sa ise ei võtta seda otsust, on ju. Kasulast, keegi ei saa sul sundida, et sa seda kasvataksid või oled. Aga mina tean, et mõni on lausa öelnud, ma igatsen olla, ma unistasin olla kasuema. Üks tüdruk meil ütles siin niimoodi ükskord. Niisiis, nii et laulda, hõisata, see on algallikas, kus see mõte pärineb, on Jumalast. Tead, mees sai meheks alles siis, kui tema seest võeti see küljeluu. Mees ja naine. Ennem oli inimene, aga siis sai mees ja naine. Kas ei ole huvitav vahel seda Jumala sõna niimoodi, nii et tegelikult selles olemuses peitus nii ühte kui teist. Ja Jumal loob minu meelest kõige ilusamaid šedöövreid alati viimasena, nii et kui kellegi enese hinnang on madal, siis ma ütlen, see on jälle seesama saatana vale. Mina ei tea, kuidas ma saan, minul ei õnnestu, mul on halvasti. Aga miks sa niimoodi pead endale kokku korrutama? Mul on halvasti. Otsi üles, ütleb Jumala sõna. Kui tema maailma looja on sinu valmistaja,
kui ta ütleb, ma olen andnud sulle kõik varustuse, kõik tarkuse, et sa elaksid lihtsalt püha ja laitmatut elu, looda minu peale, siis tegelikult ta annab sulle juhise. Ja vaata, nagu, ega saatan ei tea, mis sulle tulevikus toob. Ma toon sulle ühe, oota, ma vaatan, et ma konspektist ette jooksen. Ma tahtsin öelda, et me elame seda reaalset elu siin ja praegu ja täna ja praegu ja meil on olemas niisugune ettekujutatav maailm. No on ju, me kujutame maailma teatud mõttes ette, on ju? Nii, kas sina oled unistanud? No ütleme, ma tean, et osad lapsed, meil on vanaema õunapuu otsas on üks tõlgitud raamat, minu meelest ta ei ole Eesti autor. Ja laps unistas, tal ei olnud vanaemat, ta unistas, et ta läheb istub puu otsa, siis seal puu otsas oli tal vanaema. Kujuteldav. Aga teate, ma ütlen sulle, kõik looming tehakse kujuteldavas maailmas. Ja siis ta tuleb füüsilisse maailma. Laulud, ülistuslaulud, kujuteldavas maailmas luuakse. Aga kujutad ette, kui sina oled nüüd jäänud selle kujuteldava maailma kätte kinni niimoodi, et sa kujutad, Jumal on andnud teise asja meil mälu. Ja tead selle mäluga, mina olen sellega elus 2 korral, ei 1 korral päris tõsiselt auku jäänud ja ainult istunud ja meenutanud seda, mis oli kunagi. Vaata, ta annab meile mälu ja siis me jääme sinna vanasse kinni. Ja sa heietad ja heietad. Ma olen seda lugu palju kordi rääkinud, kui mu ema suri, siis ma 5 aastat lugesin ema luuletusi, kütsin oma emotsioone üles, nutsin, tulin pedast koju ja lausa seeriad olid, ma panin tookse kinni, ulgusin, et muidu ma unustan äkki ema ära. Ja kujutad ette, aga kust ma selle võtsin? Mul ei olnud siis Jumalat. Mul oli küll vanaema, kes ja vanaisa, kes rääkisid Jumalast. Ja siis ühel hetkel, kui ma ise isiklikult kohtusin Jumalaga, sinna läks palju aega, kui palju ma ehitusin sellele vanad mõtted, vanad mälestused, istun maha ja saaks kellegiga veel rääkida ka sellest inimesest, küll oleks tore. Ja mitte isegi inimesest, vaid tihti vaata, kui me seal elasime, vaat siis oli ikka hästi, vaat siis meil olid seal need pudrumäed ja kõik, mis meil siis oli. Vaata, kui ma seal olin, vaat siis, tead sa võid ennast niimoodi haigeks rääkida. Nendesse vanadesse asjadesse, mis kunagi on möödas, nad ei tule tagasi. Ja teate, kelle stiil see on? Jälle, see on saatana stiil. Ela, mõtle minevikule. Kas sa arvad, et Jumal ei ole piisavalt väge ja võimsust ja jõudu viia sind olevikku? Nii, ma toon sulle kohe näite. Tuli orjusest välja rahvas. 400 aastat olid orjad. Keegi ei mäletanudki, mis tähendab vaba olla. Nüüd nad viiakse kõrbesse. Kõnnivad ja kõnnivad, kõnnivad ja kõnnivad. Ja siis üks hetk oli natukene raske olla, tead. Janu tuli paar korda peale. Millest nad unistasid? Oi vaata, siis me saime nädalas korra seda vana kala sealt. Me olime orjadega, siis meile uut kala jäänud. Me selle vana kala anti sealt sadamast. Need kalad, mis praktiliselt juba hakkasid juba kergelt kõvasti haisema, need said orjad endale. Oi, me saime kala ja siis küüslaugud olid õudsad ja oi, need saaks Egiptusesse ometi, saaks orjaks tagasi. Aga vaba inimese elu ongi tegelikult vaba inimese elu, sa otsustadki ise. Mida sa mõtled? Kas sa mõtled sellele minevikule kogu aeg või siis näiteks Soodoma ja Gomorra olukord? Vaata, see on nüüd suvi, võta lahti esimese Moosese 19, lihtsalt, ja minu meelest oli see 20 oli see salm, ma kohe ise jõuan ka sinna, et siis seal oli see mõte öeldud, et kuidas Jumal nad viib uude olukorda. Ta saadab sinna inglid, see kirjakoht, 15. Nii et esimese Moosese 19 ja 15. Võta, loe oma silmadega seda koos minuga. Seal, mina loen juba 15. et sa jõuaksid otsida ja kui hakkas koitma, kiirustasid inglid Lotti öeldes. Tõuse, võta oma naine, 2 tütart, kes siin on, et sa ei hukkuks linna süü pärast. Nii, linna süü pärast. Ja Moosesega ta ütles, et kuule, et nüüd, või Abrahamil ta ütles, nüüd ma hävitan selle Soodoma ja Gomorra ära. Ta pidas veel taga nõu, arutas ka, et ole. Ma hävitan selle linna ära. Aga tead, nad nii armastasid seda minevikku. See oli ikka nii ilus, see patu elu seal, mis elati tohutu ümberringi
käis ikka väga suur, noh, ta ütleb, see linn oli nii patune, et Jumal enam ei talunud seda pattu, mis seal linnas oli. Loe nüüd edasi, mis järgmine salm ütleb. Mis ütleb järgmine, kuidas nad sealt välja viidi? Kellelgi on lahti ka, saab öelda selle või? 16. Ja. 16. Nii. Ja kui ta veel kõhkles, siis haarasid mehed ta käest ja ta naise käest ja ta mõlema tütre käest, sest issand tahtis teda säästa. Nad viisid ta ära ning jätsid väljapoole linna. Nii, nad lausa võtsid käest kinni. Jah, päästa oma hing, ära vaata selja taha, ära peatu mitte kuskil ümbruskonnas, põgene mäestikku, et sa ei hukkuks. Kujutate, nad vedasid käest. Kuidas see on tihti umbes niisugune tunne, nagu Jumal, kui ütleb, et mine ära, sinu hing pääsegu, sinu pere, sinu lapsed, mine ära siit, mine ära. Ei, 20 inglid lohistavad neid praktiliselt sealt linnast välja. Tead, inimese loomuses on. Ei taha minna, oi, mulle meeldivad uued asjad, ma olen nii avatud uutele asjadele. Aga kui sa paned reaalselt ta sinna uutesse olukordadesse, uutesse asjadesse, siis tal on kõik asjad, ta ei ütle sulle kõigepealt, isegi kui midagi räägid, kellelgi on mingi, teeme seda. Ei, kõigepealt ei. Ja siis hakkame alles mõtlema. Võiks ju öelda, et oot-oot, ja nüüd mägedesse sa viisid, nad juhatasid. Nad manipuleerisid. Ja teate, mis juhtus naisega? Me ei ole kunagi seda niimoodi mõelnud. Naine ei muutunud ei liivaks, ei põrmuks, millekski muuks. Naine muutus kiviks. Toimus täielik kivistumine. Minevik on möödanik, kivine, möödanik. Saatan on, nagu öeldakse, kõik, mille külge saatan käe paneb, ka selle, mis Jumala looming on. Tema suudab selle, nagu öeldakse, varastada, hävitada, moonutada, koopiaid teha. Niisiis. Ja siis ta veel kaupleb seal inglitega ja täpselt samamoodi, kui Mooses läks rahvaga välja, siis seal toimus sama asi. Oi, Jumal, saaks ometi süve, Jumal pole ammu söönudki. Nüüd siis tuli mitu kuud, tuli vutte süüa, küll on suur mure, tulid jälle Egiptuse ja need küüslaugud meelde. Miks see nii on? Vaata, ma ei tea, kas see sind, minu jaoks oli see nagu tõesti, ma ei ole kunagi mõelnud, et ma olen aru saanud, ma olen adunud küll, et see minevik, aga et see tegelikult on meie sisse nii tugevalt tulnud. Miks me sellest lahti ei lase? Kui 40 aastat, ta ütleb, eelmine generatsioon pidi seal kõrbes ära surema, et uue generatsiooniga minna uude olukorda. Sest et eelmine oli nii juurdunud vanadesse asjadesse. Nii et tegelikult see inimese muutmine on ikka ränk asi küll. Jumal teeb jätkuvalt tööd. Aga mina olen veendunud, et kui sina ütled Jumalale, jah, Jumal, mina tulen sinuga kaasa, ma tulen teile uutesse asjadesse. Tead, Jumal ütleb, mina kannan sind läbi kõigest. Me just ennem lugesime seda laulud 22. Jumal on mu ligi. Ema üsast alates on ta minu kõrval. Ta ei jäta mind maha mitte kunagi. Ja Jeesus ütles oma isa kohta Johannes 5. peatükis, ma ei otsi oma tahtmist, vaid tema tahtmist, kes on minu saatnud. Jumala tahet tuleb teada ja sellele ennast pühenduda. Ma mõtlesin ise, et vahel me kardame minna sinna uude olukorda või nii me oleme siin rääkinud, et kuidas me kohaneme ajaga, kuidas me oma vundamendi korda teeme. Täpselt praegu ka. See on ka nagu uuesti nagu selle, vaatame veel asjad üle, mis meie elus on kuskil. Ärme jää sinna minevikku kinni. Minevikku, kuidas ma saan ehitada oma olevikku või tulevikku sinna minevikku mälestuste peale? Me võime öelda, jaa, ma tänan, et see inimene oli mu elus. Imeline. Mõne inimese mälestus tahaks ka ära kustutada. Vahest on niisuguseid olukordi ka. Ma tänan, ma võtan selle kui elurikkuse kaasa. Kujutad ette, kui on üks laps, kelle ema lihtsalt jätab ta maha ja ütleme, võib-olla isa kasvatab või tädi, kes iganes. Ja kui sa mõtled, teine,
kelle mõlemad vanemad said avariis surma ja üks vanaema siis lohutab oma last, ütleb niimoodi. Seal oli, ma ei tea, kas mina vaatasin eile ühte filmi. Vaatasin, minu meelest olid need kirjad Juuliale või Juule kirjad või. Minule väga meeldis, nagu see ei ole nüüd väga püha teema, aga väga ilus teema oli seal. Ja siis see noormees hakkab nagu selle neiuga nagu manitsema või ütlema, et sa ei ole kunagi mingit kaotusvalu, ei tea, aga tema oli mõlemad ema-isa ära kaotanud väikse poisina avariig. Ja vanaema ütleb siis niimoodi talle, tead, kallis poeg, tema teab küll, mis tähendab valu ja kaotus. Tema ema jättis ta maha. Aga sinu ema-isa surid ära, sa tead, et nad jäägitult armastasid sind. Ja kui on keegi su elus olnud, kes sind armastab, siis võta seda kui elu rikkust. Võta seda kui ühte ilusat mälestust. Ma jäin ilma, ta võeti mult ära. Tead ära, mine enesealetsus, lõpeta ära see enesealetsemine. See ei anna sulle mitte ühtegi päeva jõudu, sulle järgmiseks päevaks see juurde ei anna. Aga nüüd ütle, Jumal, juhi mind siit edasi. Juhi mind edasi. Ma vahest mõtlen, mul tuleb ausalt öeldes judin peale ilma Jumalalt edasi, ma küll ei taha minna. Ma tõesti, kui mul vahe tuleb mõte, kui Jumal juhib mind, siis tegelikult, kui mina seda olen temast kinni hoian, ei tema minust lahti ei lase. Ja üks niisugune asi, mida ma tahaks veel väga öelda teile, et kui ma alustasin sellega, et see emadus on leebe, trööstija, juhataja, helde, loodab, siis üks asi, mis veel on, Jumala 3 printsiipi, et olla Jumalale meelepärane, uskuda Jumala sõna, armastada ja andestada alati. Alati andestada. Teate, ma olen kohanud niisugust asja, võib-olla sina ka, et andestamatus on täpselt selline asi, et sa jood ise mürki ja siis sa arvad, et see, kelle vastu sa kibestad, see sureb ära. Eks sa ise jood mürki, aga siis tema arvavad, et tema saab mürgitatud. Täiesti absurdne. Aga tead, me mõtleme vahel nii. Nii, aga kui sa oled Jumalaga koos, siis Jumal annab sulle uusi ilmutusi. See on nii massiivne, et tema elab sinuga kaasas. Ta on iga päev isa, kes sind õnnistab. Ja ma tahaks lõpetada oma tänase jutluse palvega Eesti eest, aga ennem seda tuletan meelde, et meil siin käis Eestis, tegi ühe krussaadi Tim Hall, mäletate? Üks prohvet ja tervendaja. Ja ta ütleb niimoodi Eesti kohta. Eesti oli esimene eesmineja, kui Baltimaad vabaks said ja paljud joondusid just selle väikese maa järgi. See saab olema ka nüüd. Tulemas on midagi suurt, vaimne ema Maarjamaa, kinnitame sind su kutsumises ja võtame selle vastutuse, et palvetame oma maa pärast. Ja ma olen seda ikka rääkinud, et kui me vaatame piiblit, piibel räägib, et ennem kui tulevad need head viljad, peab maa tervenema. Ja Jumal on eriliselt kuidagi meie kogudusele väga palju rääkinud maa tervendamisest, maa parandamisest, maa puhastamisest. No me oleme nagu vaimus väga palju mõtleme, et mis siin siis nüüd väga muutunud on. Aga kui Jumal on meid sellesse juhtinud, siis me teame, et alati on midagi muutunud. Alati on midagi, sest me ei ole seda nagu ise suutnud välja mõelda sellist tarkust. Ja ma palvetan nüüd lihtsalt lõpetuseks, sest et meie Maarjamaa on ju meie emamaa, eks ole ju. Öeldakse isamaa, aga tegelikult emakeel ja isamaa. Aga kui sa mõtled minu emakeel, tegelikult on ju ilus eesti keel. Aga kui mul ei oleks püha vaimu keelt, kuidas ma Jumalaga ühenduses oleks? Kuigi Jumal ikkagi juhib mind, kõiki tema oma lapsi, ja ta on valmistanud, ta ei jäta ilma. Aga kujutate, kui ma saan kohe teada tema tahtmise selle läbi, et ma palvetan. Nii et tegelikult püha vaimu keel, mis on koguduse ehitamiseks antud, ütleb, et teada ka viimastel aegadel sünnib. Et ma teen oma au ilmsiks oma koguduse kaudu. Ei, see ei saa küll juhtuda. No vaadake Eestimaa kogudusi, nii väikseks on kõik jäänud ja sinna ei tahaks enam minna. Vaata, kui oleks ikka atraktsiooni ja tead suured orkestrid 3 korrusel ja koorid laulaks, siis ikka tuleks kohale. Aga tegelikult Jumal ütleb, ma teen. Olete kuulnud seda prohveteeringut, eks ju?
Jumal ütleb, mina teen suuri asju koguduse kaudu. Mina toon koguduse auilmsiks. Mina tervendan koguduse, nendega kaasnevad ka need inimesed, kes koguduses on. Mina tervendan, mina lasen oma au ilmsiks tulla. Mina ei anna oma au kellelegi teisele ära. Siis tegelikult, kas meil on kahtlust, et Jumal ei võiks seda teha? Mis sa täna ütled? Ei ole ju, eks? Nüüd selle jutu põhjal, kui Soodomostki välja toodi vägisi inimesed, siis tegelikult Jumalal on piisavalt väge teha uut ja juhtida meid sellesse uute. Jeesuse nimel, isa, ma õnnistan meie Eesti maad. Ma õnnistan seda imelist Maarja maad, et las see tarkus jõuda meie maani. Me ütleme, issand, anna see maa oma rahvale vett ja elavat vett. Las igasugune räbu ja hägusus kaob. Me kuulutame Eestimaale ja ütleme lahti kogu häbist, ebaõiglusest, jumalatutest sõnadest, iidolite kummardamisest, okultismist, ka ebajumalate teenimisest, kaasa arvatud sinna mammona teenimine. Tõuse põlvedele selle ees, kes tõusis surnuist ülesse. Kuule Eestimaa, Jeesus tõusis üles. Esma üles tõusnud surnute seast. Kes kunagi enam ei sure ära, Eestimaa, saa mehele ja anna palju head vilja. Las paljud vaimulikud emad oleksid valmistatud ja valmis, kui tuleb see aeg. Isad, vaimulikud isad oleksid valmis. Me kuulutame siis vangidele vabastust, pimedatele nägemist, jalututele püsti tõusmist, haiged saavad terveks, trööstime leinaid. Jumal suudab ühendada ka need inimesed, kes vihavaenus on omavahel. Nagu me räägime praegu see, mis toimub sõjalised olukorrad, kus rahvas on rahva vastu, riik riigi vastu. Jumal, sina suudad need ühendada. Sina suudad igasugune noomimine või selles mõttes kriitiline noomimine, hukkamõist. Seal on nii segane territoorium vahel, et me ei saagi aru, millal keegi kedagi noomib või süüdistab. Isa, me kuulutame igasugune süüdistus ja hukkamõist. Puhasta see ära. Puhasta, et me ei oleks enneaegselt kohtumõistjad. Anna andeks ja issand, sina oled meile andeks andnud ja meie ütleme täna, me anname andeks neile, kes on meile täna võlgu. Me ei taha enneaegselt mitte kedagi hukka mõista. Me ei taha enneaegselt otsuseid langetada. Too meid terve arusaamise sisse. Isa, anna meie maa emadele, isadele terviklik arusaam, terve tasakaal, et nad oleksid tõesti tasakaalus. Nii vaim kui see füüsiline elu, et me oleksime igati tasakaalus. Halleluuja, isa, ma tänan, et ma võin paluda täna öelda, et las me olla Jumal sinuga koos, sest kui me oleme sinuga koos, siis me oleme soosingus. Sa oled meie kõikide peal, kõikide sees, meie kõikide taga. Issand, me täname sind selle eest, mida Jeesus tegi ja me kuulutame. Me võtame vastu kõik selle, mille pärast Jeesus hinna maksis. Haiguste, tõvede, häbi, alanduse, süütunde, kõik sa maksid kinni. Jeesuse Kristuse nimel me võtame vastu kõik selle, mille eest sa hinna maksid. Jeesus, täname, et me oleme võitjatega ühel pool, kes saab olla meie vastu, kui Jumal on meie poolt. Isa, ma tänan sind, et sa tervendad Eestimaa emade ja isade ja laste südamed kuni sügavuti välja, kuni meelsuste mõtete muutuseni välja, sest Jumal ütleb, mina olen Jumal ja mina suudan teid viia tulevikku. Mina viin teid välja sinna maale, kus on õnnistused, sinna maale, ma trööstin teid, ma toidan teid, kõik, millest te olete ilma jäänud. Ma jagan teile õnnistust küllastuseni. Me täname sind, Jumal. Tänu ja kiitus sulle Jeesuse Kristuse nimel. Aamen. Aamen. Mul oli pandud Jesaja 43:2, aga lugege see kodus läbi. Väga imelist päeva täna siis, sest et päev jätkub ja olge hoitud ja kantud kodus ja las Jumala armastus voolab teid.